3 siis sellist kelmikat hingeetappi, kuidas see materiaalne maailm, see materiaalne reaalsus, see kinnine süsteem meid on siis endasse imenud või kuidas me siin surmaseni tsüklis möllame. Mõned pirnikesed põlevad selles kinnises asutuses, eks ju, kuu, päike, tähed, no tegelikult on kinnine süsteem, veedades täpselt kirjeldatakse, eks ju. Kinnine ruum, universum, materiaalse maailma universum, et igas universus oma päike ja kuu ja lambikesed põlevad. Esimene etapp on see, et sa hakkad mõtlema või noh, hing hakkab mõtlema, et ma olen sõltumatu, ma tahaks olla sõltumatu või on uudishimu, et ma tahan olla sõltumatu. No tekib selline soov, vaata Jumal valikuvabadus ja selle valikuvabaduse raames, et ma olen sõltumatu. Nagu lapsed, eks ju, puberteedid ka, ema, isa armastavad, hoolitsevad, aga puberteedi iga laps hakkab, organiseerib mässu laeva peal, eks ju, oma laeva peal. Umbes, et ma olen sõltumatu, eks ju, proovin seda, kui ma teist, eks ju, ma ei tea, igast asju juhtub, pärast on ikka ema, isa ainuke, kes aitavad, eks ju. Maksavad seal, kui poiss juba kinni istub kuskil, kaudsen, et välja saada või ainukesed vangi toovad ja pakikesi saadavad, eks ju. See on esimene etapp, eks ju. Ma arvan, et anname sõltumatud. Siis teine etapp on see, et aga mõtlema, et aga miks Jumal? Miks kõik mõtled Jumala, miks minu peale keegi mediteerib? Nagu tüdruk, eks ju, poisile ütleb, et poiss on armutus ja tüdruk ütleb, et ai poh, sa kellegi teiste kööli peale mõtled. Siis on läbi, ainult minu peale mediteerid. Eks ju, me tahame siin maailmas, eks ju, et kuidas seal öelda, me oleme nagu koerad, kes on saanud auhinna, vaata, et koer ka peremeest pettis koera, eks ju, et koer ei võitnud iludusvõistlusel, aga koer tead natuke tupoi, eks ju, natuke rumalukene, ostsid talle nagu kunst, mingi kaelarihma, mingi kunst nagu mädalid rippusid, eks ju, ja siis koer käis ringi ja arvas, et tema võitis, eks ju. Meie samamoodi, see materiaalne keha, me oleme nii uhked, et selle materiaalne kehaga nagu ikka tuleb hoolitseda, geene, kõik lõhnad, kõik, et vaimne keha kirjeldatakse on niimoodi, et lootuse lõhn on kümned meetrid, eks ju, aga materiaalses maailmas peab olema lõhnaõli peale, et see mitte lootuslõhn või haisukene ei tuleks välja, eks ju. Ja siis me kõik oleme nii uhked oma keha üle, nagu see koer, kes võlts auhinna peremees ja petsid ära, eks ju. Tegelikult mis see keha on, igast asju, abtših ja puuks ja mis see surm, sünd, vanadus ja haigused, mis see siis keha, kuidas see läbi nende läheb, erinevad kehad, eks ju, et midagi seal nagu väga nagu ilusate meeldivate lõhnavat ei ole. Aga meie lollikesed, eks ju, arvame, et see on kõik, et siis me üritame vaata mind. Ma nii kaua kammisin kõik, et kuidas te ei märka mind, mina tulin seltskonda kõige säravam. Siis teine illusioon ja kolmas on see, et küsid, et mina tahan, kõik on nagu Jumal, kõik räägivad Jumalast, aga miks minust ei räägi kõik ja mina tahan ka olla Isvara kontrollija. Ja siis hakkad, keerad käkki või oled mingi diktaator, eks ju, sa tunned tõesti, oled muusikastaar, filmistaar, vaatad, mina liigutan asju, mina ütlen, eks ju, keda üles puua, eks ju. Et see on nagu kolmas siis illusiooni aste, eks ju, et nagu meie nagu väiksed jumalad, et sa tõesti saad oma peres olla ka diktaator tegelikult, et mis pull siin on, eks ju, vägivalda kasutada, eks ju, perevägivald, eks ju. Vaat sellised 3 huvitavat etappi, mida siis pühakirjad, traktaatid kirjeldavad siis, kuidas siis see hingeke materiaalse maailma on sattunud ja mis mentaliteedid teda siis nagu siin mõnusalt hoiavad sellises illusoorses mullis. Maamehe loogika. Mul on probleem, mul papaga ütleb ka mõnikord, mul on probleem. Kui sinul on probleem ja minul on probleem, siis loogika viga on selles, et ma hakkan otsima süüdlasi väljast. Ühiskond, naaber, ilm, saatus, karma. Kas ma saan eitada seda? Ei, päris võib-olla ei saa, aga põhimõte on selles, et kui sul hammas on valus, ja ma hakkan süüdistama naabrit, et mul hammas valus on. Ma pean ise ema hammast ravima, kui mul on valus. See tähendab, loogika viga on selles, et või loogika õiglus või õigsus, loogika õigsus on selles,
kui minul on halb olla, siis mina pean midagi muutma endas, oma teadvuses, oma mõtetes, oma käitumises, oma eluvaates, oma teadvuses. On ju loogiline? Mul hammas valutab, mul on raske. Ma pean ise midagi tegema. Vot see on nagu kõrgem aritmeetika, vaimse elu aritmeetika, et vahet ei ole, kus sa oled, mis kehas sa oled. Sul on antud võimalus siin ja praegu kohe teadvustada ennast kui hing ja kui sa hinge ennast teadvustad, siis sul ei saa kunagi olla hambavalu, isegi kui ta on, see ei mõjuta sind. Sa saad aru, et sa ei ole see hambavalu, sa ravid selle hambavalu ära, nagu sul jopelauk on. Pead hambuleme kinni ja võib-olla oleks väike auk. Kuna sa ei ole see jope, eks ju, see ei ole see keha. See kõik on ajutine mööduv. Kõik jamad, mis on, kõik universumi jamad, mis paistavad mulle jamad. Kui ta paistab sulle jama ja mulle jama, siis ma pean endas mingid jamasi siin muutma. Nii lihtne titeloogika nagu juuakse meil kohale. Kuidas on nii juhtunud, et vahest mõte mõtleb ühte asja, süda tunneb teist ja keha teeb kolmandat asja. Kuidas seda kokku viia? Et siin targad mehed räägivad, et tähtis on meeleolu, gruuv, motivatsioon, see sinu elamise foon, elu mõte, eks ju. Ja siis on nagu keegi koputab uksele, teed ukse lahti, seal on 2 venda. Küsin, et kas te olete Jehoova kuulutajad või kes te, et ei, me oleme, et me oleme erinevad vennad. Kutsud vennad edasi, pakud teed, üks vend räägib, et näed, et pakun sulle seda meetodi, seda koolkonda, seda väga lihtne, kõik nii ja naa. Sul on üür on makstud, saad kuulsust, ilu, jõudu, rikkust, et siin selles maailmas sa tee nii, eks ju. Väga meeldiv inimene, Ja siis teine tüüp on, et ma pakun sulle nagu igavest elu. Et kui sa nii teed, siis sul on hing rahul ja põhimõtteliselt vahet ei ole, mis siin on. Mõlemad vennad kostub nagu hästi, et ma küsin, et kas te olete erinevad tüübid nagu. Siis tüübid hakkad naarma, ütled, et me oleme tegelikult kaksikud. Ja siin ongi, et see yukta varaga sanskritekeelne sõna, mis tähendab, et vaim ja mateeria nagu on ühendatud. Või see ei ole vaimsus halb, kuigi inimestel on kogemus, et spiritualism on seal fanatism ja meie jumal ja nii ja naa. Ja siis on paljudel kogemust, et see mateeria ka ei ole halb, kuigi mõni ütleb mateeria, sõjad, hirm, viha, sünd, surm, eks ju, kõik see. Ja tegelikult nad on nagu 2 venda ja nad on mõlemad jumalikud energiat ja nad on nagu sellised head esindajad. Küsimus on see juktavaraagi, et kuidas need kokku viia. Et kuidas nendega koos elada. Nii et üür on makstud ja süda rahul. Ja seal on nagu see point, et see meeleolu, see gruuv peaks olema nagu igavene, kuna hing on igavene. Et see meeleolu, mis iganes sa õpid, sa võid võita parima võistluse, saada kõige rikkamaks, kõige ilusamaks, sul on töövõidud, ma ei tea, kõik nii, aga kui sul meeleolu on mina, mulle, minu, vaadake mind, rahuldada oma genitaale ja kõhtu, eks ju, ainult läbi selle või siis mõistuse tasemel, et ma olen tegija, eks ju, mina olen jumal. Siis sa kaotad, sest tuleb surm. Keegi ei mäleta sind, sa isegi ei mäleta, mis eelmine aasta tegid sellel ajal. Et tähtis on ühendada siis see imeline mateeria, jumalik energia ja kõrgete igavaste eesmärkidega, see ongi moksa ja vabanemine. Et kõik, mis sa teed, see kunst, pühakirjad ja pühakud õpivad, et mis iganes anded sul on, mis Jumal annab sulle vähem või rohkem, sa kõik oskad kasutada nagu nii, et sul hing on rahul ja üür on makstud. Et see on see kogu see kunst nagu. Et muidu on niimoodi, et paljudel inimestel nagu karma järgi on õnnestunud, eks eelmised elud ju nad on välja teeninud, aga nii palju asju, nad ei jõua ise oma füüsilises kehas neid tube läbi käia või neid autosid läbi sõita, nagu üks vend oli ka, et mingi šeigil oli seal nii palju autosi, et ta 20 aastat iga päev, kui vahetaks autot, siis jõuaks kõik oma garaaži autot läbi sõita. Et see on see nagu läheb nagu haiguseks, eks ju, et kui sa selle asemel, et see raha ja kõik see kasutada, et inimesi ühendada nii materiaalselt, et neil oleks kõht täis, aga nad ühendada, et hing oleks rahul. Et me oleme kõik õed ja vennad, on Jumal, on loodusseadused, on omakus või püüdmatus, tingimusteta armastus. Ja see on ainus, mis meid nagu tegelikult nagu elust elusse veab, isegi kui me peame surema. Miks me oleme väsinud ja stressis? Sellepärast, et soovid ei ole õiged.
nad on tulnud meie selleks lapsepõlvest, ühiskonna mingitest kehalistest ja mina, mulle, minu, eks ju, mantradest. Sellepärast inimene on väsinud. Ja ta ei ole õnnelik. Et see, kogu see arukuse värk ongi niimoodi, et noh, mõistus, eks ju. Arukus on mõistuses kõrgem nagu hierarhia vorm, et mõistus, kui sul on kultuur ja teadmised, üldteadmised, jumalikud loodusseaduse teadmised, siis kõigi räägib rumalat juttu sisse, siis saad oma arukusega saad vaadata, aga okei, see läheb sinna, see ei võta seda kui absoluutse tõena. Et sul on endal kultuuri, elu kogemus, sa oled õppinud, eks ju, eelmises klipis ka rääkisin, et näed, et see kogu süsteem lihtsalt sunnib meid läbi nende kannatuste ka, et õppima, et õpilase rollis, mitte jumala rollis. 3 venda sattusid ka, eks ju, noh, paradiisi väike anekdoot. Ja siis Peetrus küsib ära juures, et noh, et mitu pattu, palju sa pattu oled teinud, et 3 pattu, vaata, vabandust, et ma tahaks ikka paradiisi. Okei, 3 ringi ümber paradiisi. Teisel oli 6 ka. Vaatab 3. vend, jookseb ära, Peetrus ütleb, kus sa jooksed, et noh, et mitu pattu siis sina, ei, ma olen jalgratta järgi, eks ju. Noh, arukus. Ma ilmselt elus ka vaja arukust ja materiaalses maailmas arukust, eks, et kui sul ei ole kultuuri, teadmisi ja õiget soove, siis see tekitab, nagu ma ütlen, kannatusi ja sul ei ole arukust või kultuuri aru saama loodusseadusest, siis sa tegelikult noh, omad valesi soove. Et tegelikult see peaks tekkima õiged soovid tänu selle kultuurile, kõrged, ilusad, kõike teenivad, armastuslikud soovid, omaga see püüdmatud. Kuidagi peaks see kultuur meid niimoodi maast madalast kasvatama, eks see süsteem ja kõik, et meil tekiks sellised soovid. Mitte mina, mulle, minu, ma tahan olla rockstar, kõik köölid nutavad moes. Erinevad teaduse tasandid. Kudakesha oli üks Arjuna nimesi, kes on võitnud siis Tamaguna, teadmatuse, pimeduse, une ja ka toidust sõltunud. No meie jaoks on selline ulme jooga jutt, eks ju. Seletatakse selleks alfa, beta, gamma, erinevad inimese teaduse lained ja tasemed ja une tasandid ja näed unenägu ja ei näe ja või näed erilist unenägu või lihtsalt teadus töötleb mingeid madalamaid asju. No igast variante, et see on nagu eraldi pikk teema, aga põhimõte on see, et uni on nagu vajalik füsioloogiline moment ja teistpidele vedades öeldakse, et joogid, see uneaeg läheb neil väiksemaks järjest ja lõpuks nad võidavad une, et isegi kui nad korraks tukastuvad pool tundi, siis see on lihtsalt keha jaoks, eks ju, nende teaduse lülitu välja. See on siis tegelikult hinge või siis selle ütleme, teaduse normaalne seisund, et tegelikult ta ju ei maga ju. Teadus ei maga, kehal on vaja, eks ju, puhkust anda ja seda peetakse maailmas normaalseks, aga noh, joogid, need, kellel on teadus on absoluudi peal, kes kogu aeg mõtlevad katkematut absoluudist nagu Arjuna, siis automaatselt nad tegelikult võidavad materiaalse maailma seadust, nagu inimene arvab, et söögist ja magamisest saab ainult energiat. Tegelikult energiat saab praanast. Praanas siis õhk kannab teatud energiat või kõiki elemente, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, kõiki vitamiine, mineraale, kõik on ka õhus ja praanas. Aga noh, me ei oska seda võtta, kuna inimese närvisüsteem on seotud mõistusega ja kui südametunnistus üle puhas, sa arvad, et oled maailma naba, siis närvisüsteem ei lase mõistusel rahulik olla ja kui mõistus rahulik ei ole, siis ta ei suuda seda praanat töödelda, ütleme niimoodi. Noh, see on selline pikem jutt, see praana moment, üks energialiike. Aga noh, jooga mõte on see, et sa oled teadusel kogu aeg. Sa teadvustad absoluut, et kõikide asjade taga on, eks ju, mõte, olend, algne, jumal ja kõik tegevus, mis sa teed, see võib jooga või religioon või kõik on tegelikult omaga su püüdlikkusest läbitud siin maailmas. Inimene põhimõtteliselt uni on nagu see, võib öelda kaudselt, et ma nagu minestan. Sul vaja nagu puhkust anda selle ratsionaalse mina, mulle, minu süsteemil, sest see ei ole hingele omane sulle ja teistele ja siis uni on selline põgenemine, eks ju. Aga unega tegelikult progressi sa teha, vaimset progressi. Unega tegelikult sa jooksed iseenda ja selle sügava algse teadusest ära. Et võib öelda, et uni on teatud mõttes nagu minestamine. See natukenegi saaks väikse nagu taim, aeg maha korraks. Et jah. On ju sümptomid, nagu arst vaatab sümptomite järgi. Meil ka siis me võime igast religioone ja aassanaid ja tapaasjate askeese kõike teha. Kui meil seda taga on väike omakusu püüdlikkus, siis see ei ole paktis, ei ole tingimusteta armastuse kategooriast. Seal võid saavutada siddhisi, müstilisi omadusi, vara,
andekust, jõudu, kõik on see vedates ka kirjas, kuidas läbi pooljumalate, läbi meetodite, loodustiigijate eest vastutavate isiksuste sa saad siis tegelikult põhimõtteliselt mida sa tahad siis materiaalses maailmas. Ainuke, mis ei saa, on see, et hing ei ole rahul. Hing on siis rahul, kui ta ülihingega läheb sina peale. Taastab selle algse suhte. Need head unde, head minestamist meile kõigile, aga märk on sellest, et kui me progresseerume, et uneaeg tegelikult läheb vähemaks. Teadlikkus tõuseb. Söögivärk läheb vähemaks. Väliste asjade kerjamine nagu au ja kuulsuse või siis mateeria, külluse kerjamine, see nagu peaks vähenema. Siis see tähendab jooga, et siis sul see teadus hakkab järjest rohkem, võtab nagu suurema protsendi, sa teadvustad tegelikult nagu vaimu või jumalat või seda maailma, kuidas see süsteem siis algselt tegelikult funktsioneerib. Kõik mateeria taga on ikkagi vaim. Maast madalast meile meeldivad seiklused ja täiskasvanud inimesed ka nagu seiklusfilmid, mingid saladuste leidmine, saladuste internetis ka seal leiti midagi kuskilt, mingi münt hoopis teisest ajastust, mingi skelett tundmatust liigist. Et inimestel on alateadus see, et vist eksisteerib ikkagi midagi müstilist, et see on üks reaalsus, aga kindlasti on veel midagi nagu müstilisemat ja huvitavamat ja sügavamat ja tõelisemalt ja mis nagu rohkem meile nagu hingele annab kui see argipäev praegu, kuidas see süsteem on üles ehitatud. Et see on kõigile nagu sisse kodeeritud. Ja nüüd on, võib öelda niimoodi hästi lühidalt, teate, kogu see maailm, tegelikult pühakirjad ka, traktaadid räägid, on selleks, et meie soove täita. Kõikide erinevate elusannete erinevaid soove. Küsimus on, miks mõned soovid täidab saatus, miks ei täida, mõned räägivad karmast, eks, karmaseadust, heade ja halbade tegude järelmõju, aga vaatame nagu teise nurga alt, et üldiselt on Satchitananda, et su soovid täituksid, selleks on vaja, on nagu üldsüsteem, et saab selle üldsüsteemiga, soovide täitmise süsteemiga, ütleme universum või jumal, kuidas soovid, kokku minema 3 asjaga. Tegelikult inimene tahab siis igavikku, teadmisi ja õndsusi, õndsust ja armastust. Teadmisi, kuidas olla siin ja praegu, elada ükskõik mis olukorras õnnelikult, eks ju. Ta tahab nagu, kui need soovid lähevad kokku selle üldsüsteemi igavikulisuse, siis teadmistega, teaduslikult, eks ju, ja siis selle armastuse aspektidega, nagu 3 algset nagu loomise aspekti, millest kõik loomine on üles ehitatud, eks ju, elurõõm, siis teadmised, kuidas omavahel toimida, eks ju, siis et see oleks igavesti, see muinasjutt, eks ju, see müstika. Ja see on nagu laps, et laps ka alguses ta tahab mängida, vanemad ütlevad, et õppida, ta nagu süsteem toimib vastu, et laps tahab kogu aeg mängida, kui ta mängib, ta saab kohe rõõmsaks ja õnnelikuks, eks ju, et aga vanemad sunnivad õppimist peale, kunagi hiljem saad aru, et tänu õppimisele ta sai nagu teatud rõõmu hiljem. Et süsteem nagu töötas vastu, eks ju, et kuigi laps ütles vanemad, ei täida ta soove, ta tahaks ainult mängida ja istuda internetis ja krõpse süüa ainult. Et mis need vanematel viga on, et miks ta lasema seda teha. Hiljem alles 10-20 aasta pärast saab aru, et süsteem toimis õieti ja ta ikkagi õppis elus vajalikud, ütleme, asjad selgeks, et siin toimida, eks ju, täiskasvanud inimesena. Või siis lähed üle tee, eks ju, et tahad minna punasega üle tee, punasega saad trahvi, eks ju, süsteem toimib vastu, eks ju, tuleb roheline, siis lähed üle tee. Et jah, et muud ei ole midagi, et soovid peavad täituvad kindlasti ja õigel ajal ja lihtsalt kui sa ei tea kogu süsteemi ja sa ei usalda ja sul ei lähe kogu süsteemiga, armastuse seadustega, jumala seadustega asjad kokku, siis hakkab nagu jama pihta ja solvumine, kibestumine, teiste süüdistamine, et näed, ma tegin nii, aga ma ei saanud nii. Armastus on vaba, metsik, tingimusteta, spontaanne, ja nii edasi, eks ju. Ja siis meie, kes me oleme veel kehalises kontseptsioonis, me väga hästi oskame spekuleerida sellega. Mul tuli selline tunne. Aga tegelikult, kui sa süvened pühakirjades ja vaatad neid rassasi ja maitseid, nimetaks rassa-bassa on see, kui maitsed segunevad, eks ju. Materiaalses maailmas on ka maitsed, et siin on sama armastus, aga vanema inimest armastada omamoodi, ema-isa omamoodi, isa omamoodi, ema, eks ju, omamoodi, lapsi omamoodi, sõpru omamoodi, eks ju. Tegelikult selles mängus on hästi palju reegleid ja etikette, moraali, ettekirjutusi, et see mäng saaks toimida, nagu jalgpallis, eks ju, et seal on ka ju reeglid. Reeglist välja lähed, saad kollase või punase kaardi, eks ju, või mis iganes.
et ja noh, et see ongi selline armastus on ühtepidi jah, tõesti selline spontaanne ja piiritu ja käsitlematu ja teistpidi ta on alati süstemaatiline. Noh, nagu ma ütlesin, et mängureeglid ja kui sa neid ei tea, siis sa peaks neid vähemalt läbi siis nõnda nimetatud pühakirjade või ettekirjutuste või loodusseaduste läbi moraali etiketi siis need õppima ja praktiseerima kas või kunstlikult. Noh, nagu öeldakse, et Shiva Paratha või hingesolvang on see, et kui sul on paha tuju, keegi tuleb vastu, siis mossis näoga ei tervita. Et igat hinge, isegi kui sul on halb tuju, sa pead naeratusega, noh, võetud küll, et see on kunstlik, eks ju, et ma ei taha kedagi näha, aga no tuleb vastu, naeratada, tervitada. Kui sa seda ei tee, siis see on juba Shiva Paratha, see on juba hingesolvang. Noh, sellised lihtsad nagu armastuse, noh, nagu reeglid, et mõnikord on nii hea, kui käid kuskil metsas loen mantrat, eks ju, keegi tuleb vastu, noh, mõned on nagu kivinäod lähevad mööda, mis on okei. Nagu ei solvu erinevad kultuurid ja võib-olla nagu eestlane ongi nagu sissepoole. Aga kui keegi vaatab otsa, ütleb ka naeratada, aitäh, et see on selline võimas armastusenergia vahetus, kuigi see on võõras inimene. No ta pani sind tähele ja naeratas, ütles tere, eks ju. Et seda ma läänes alguses imestasin, et meil sellist kogemust ei olnud, et ükskõik kus sa käisid, eks inimesed ikka tervitasid või isegi vahetasid paar sõna. Noh, ühesõnaga armastuse mängureeglid, lihtsad tähelepanemise ja käitumise reeglid, läbi selle viisakuse vahetubki tegelikult armastusenergia. Et muidu armastusenergia ta on olemas kõigis, aga ta ei saa nagu õitseda. Et seal on nagu aednik, eks ju, et seal ka oma aiaga kogu aeg on vaja kobestada. Ja siis on meie seda suhtumist ja tähelepanu ja empaatiat ja kõike vaja ka kogu aeg läbi kultuuri, moraali ja etiketi nagu suhestada. Öeldakse, et familiaarsus tapab armastuse, et kui nagu sisemiselt võid olla väga familiaarne, et kõik hinged ongi üks suur pere. Aga väliselt siis noh, need mängureeglid, et seal tegelikult vahetub selline noh, imeline energia, noh, ma alati räägin ka, et veedades seal kunagi pöördu keegi kellegi poole ilma, et nimeta isa nime või tema imelisi omadused, Oosa, tugevakäeline, Arjuna, võimas sõdalane, eks ju, et kõik nad omavahel suhtlesid nagu ülivõrdes, et sellepärast vaimses maailmas ongi, et iga sõna on nagu laul ja iga samm on nagu tants, et see on inimese sisse kodeeritud, kui ta on hästi õnnelik, hästi läheb, siis ta nagu kehaga kohe hakkab käima või siis ta räägib ka hästi, et kui tal on hästi hea tuju, siis ta hakkab ka hästi luuleliselt ja kuidagi see hääl läheb ka nagu tere, kuidas läheb, nagu lähebki nagu lauluks, kui niimoodi analüüsida. Ja, et head sellist märkamist ja õppimist ja süvenemist ja meelde tuletamisest, see spontaanne armastus on meil kõigil sees. Aga sellepärast targad mehed ja pühakirjad ja loodusseadused ja elu ise õpetab, et kuidas siis selles suures mänguruumis niimoodi käituda, et see armastus tõesti õitseb ja ega küpseid vilju toob. Inglike tuli jälle, öösel laskus mu peale, oma säraga valgustas mind pimedates hingenurkades ja ütles, et täna on aususe päev. Seisa siia hinge või ülihinge Jumala palge ette ja ausalt ütle mõned asjad, kuhu sa oled jõudnud vähemalt teooriaski. Ja ma nagu olin nagu excited, et mis sealt tuleb, et selline hingel see tavaliselt mulle öösel niisama nalja ei tee, ikka teeb ikka sellise täis laksuga kõige sügavamaid kihte. Ja siis seisingi seal nagu taevaliku enda ja Jumala ees ja pidin siis tunnistama, aus poiss olema nagu. See ei ole lihtne siin maailmas, et samastamisi on nii palju ja iseenese petmise meetodid on nii hästi ära õpitud, et oskad ennast petta kogu aeg, aga siis seisin seal ja siis ütlesin endale, kõik, mis elus on juhtunud minuga, kõik on tingitud sellest, et minu hinge valiku vabadust on valesti kasutatud või minu soovid on niimoodi, ma olen neid valesti lihtsalt kasutanud ja ma olen ise kõiges süüdi. Mina olen kõiges süüdi kogu maailma kõige ees. Päris nagu ajuvaba, mis mõttes mina süüdi. Vaadake, mis teie olete, igast asja siin alateadus, eks. Vaata, mis teie mulle tegite, eks. Ma ei teinud teile midagi, tegite mulle nii. Kuna ei näe eelmiseid elusid ja kõik ei ole meeles eelmine aastagi, mis selle kellaajal tegid. Peened loodusseadused, eks ju. Õppeprogramm peal.
seisin peegli ees ja ütlesin jah, et mina olen kõiges süüdi. No juba päris raske. Siis teine aspekt. Kõik, mis on, kuulub Jumalale, on kuulunud Jumalale ja mõeldud Jumala teenimiseks. Nii see keha, minu mõte, kõik elusolendid, kõik. Et kogu süsteem, see armastussüsteem on selleks, et Jumal oleks rahul. Kuna kõik on Jumala osaks, Jumal ise loonud endast, et seda mängu, armastusmängu mängida, olla armastatud ja armastada. Ei olnud lihtne. No, Jumal, ise sa oled loonud mind, mul on see keha, valikuvabadus, eks ju, mänguruum, oma anded, oma soovid, eks ise sa oled loonud, et kuidas kõik sinule kuulub. Noh, jälle, eks ju, inimesel hästi palju selliseid vabandusi. Et noh, muidugi saab aru, et sellepärast ongi see mitmekesisus, et Jumalat teenida. Ja meie see 100% õnn ja hinge rahuldus ja hinge loomulik seisund ongi Jumalaga sina peal olla, armastuslikus siis sellises kontaktis. Aga noh, seda me teeme teoorias, aga seda me peegli ees, taevaliku peegli ees, oli päris raske öelda, et Jumal, minu keha, minu mõte, minu teod ja kõik kuulub sulle, on alati kuulunud sulle ja selle kogu armastuse mõte ongi selles, et sind armastusega tingimusteta teenida ja kõike, mis on sinuga seotud, õdesi ja vendi. Jälle nagu päris raske, no see aus poiss, ega seal taevaliku nagu hinge ja ülihinge peegli ees ei ole nii lihtne, et on 2 tõde, eks ju, et öelda niimoodi näkku. No ja siis seal tuli veel igast asju. Et mitte, noh, et ma olen süüdi, aga siis on, pidi veel palju asju tunnistama, aga näed, põhiasjad nagu. Ja oli päris nagu külm higi oli otsa ees ja ei on nii lihtne, eks ju, otsa, et ma olen nagu aus poiss, noh. Ei ole midagi, seal alateaduses on meil igast spekulatsioone ja nihvrite maskisi päris palju. Ingel ütles, et okei, et ma ei piina sind ära. Tubli, et väike, saun, puhastus sauna protsess, paradiislik saun, kohtume siis järgmine kord ja ole õnnistatud ja 2 tiivaga lasi mulle natukene jahutas ma maha. Aitäh, Inglik. Päris skisofreeniline värk, et ühtipidi öeldakse, et siin materiaalses maailmas on mitmekesisus ja mahamaia, joogamaia laias plaanis ja ladiinis shakti ja kõik igasugused seal mateeria, vaim ja elusolendid ja Jumala algne isiksus. Erinevad energiat ja siis on erinevad teekonnad, praktikad, religioonid, jooga astmed. Kui sa tahad jõuda ühest punktist teise kehalisest samastamisest hinge teadvustamiseni. Ja ühesõnaga selline suur loodusseaduste show, et pea hakkab ringi käima väiksel elusolendil. Siis tuled ühed vennad ütlevad, et ei, et Jumal on siin ja praegu ja kõik on vaimne. Ja siis vaata, me ei ole harjunud mõtlema nagu, et meil on kas on nii või naa, aga mõnikord võib olla nii ja naa korraga nagu, et päike avaldab ennast, eks ju, valgusena ja soojusena. Aga ta ei pruugi siin planeedil olla, tuba on valge, aga planeeti päike ma ei näe. Ometi see tema üks lahutamatu osake valgus on siin praegu, päikse valgus osakesed. Et Jumala siin ja praegu ja kõik on vaimne, on vist selline teaduse žonglöörimine, et kui su teadus kasutab mingit vahendit keha ja meelte ja selle maailma eesmärkide saavutamiseks, siis see on nagu materiaalne trill ja trall. Aga kui sa kasutad samu asju hingelise ja jumaliku saavutamiseks ja teadvustamiseks või armastuseks, siis see ongi ka kohe vaimne. Ja kuna Jumal on ka teadvus, siis loomulikult Jumal on siin ja praegu ka samal ajal. Et sa ei saa öelda, et Jumalat ei ole siin ja et kõik see igavik ja vaimsus ja armastus kõik ei ole siin praegu selles hetkes, selles sekundis, kui ma räägin. Aga see sinu see aparaat siin, see mõistuse või samastamise või teaduse ja psüühilise energia ja alateaduse ja hinge aparaat, kui ta teeb head koostööd, siis ta nagu suudabki olla siin ja praegu kohe, mitte samastada ennast näiteks selle kehaga. Keha on lihtsalt nagu instrument, nagu sa lähed ruumi, sul on haamera, kuidas sa oled nael ja ütled, et ma ei taha seda mateeriat, ma olen Jumala pühendunu. Aga pühendunu võtab selle haamri ja naela ja hakkab ehitama Jumalale templit, et eesmärk on ehitada Jumala koda, kus inimesed saaksid tulla, ülistada Jumalat ja rääkida Jumalast ja
meenutada Jumalat ja olla ühenduses Jumalaga noh, paremini, et nagu selline abivahendina nagu tempel on nagu selline või koda või mošee või kirik, et need on sellised noh, head abivahendid, kus me saamegi seda kogeda, et siin ja praegu kohe on alati Jumal ja vaimsus ja vaimne maailm. Et kus need siis piirid kaovad ära meie teadvuses, me näeme kõike Jumalat, kõike läbivana ja kõike mateeriat ja vaimu, ükskõik mis energiat, me näeme kõike, et see on lihtsalt üks suur Jumala mäng, et armastusega Jumalat ja kõiki teenida. No üks elu aspekte on see, et ärkad hommikul üles ja tunned, et maailm on nii suur ja mina olen nii väike ja üksik ja kedagi ei huvita, selline impersonaalne elukäsitlus, mis on ka tegelikult ju loogiline. Et kui see on nii suur, see loodus ja saatus ja elu ja ma ei tea, Jumal ja mina olen nii väike ja noh, 8 400 000 erinevat eluvormi on ja no kes see mind tähele paneb või kes minust huvitatud on, et alustad vaimset elu, siis nagu öeldakse, et nagu puul, kui tal on küpsed viljad, siis ta nagu oksad laskuvad alla. Ütleme, tark inimene, kes on natuke ennast teadvustanud, see muutub alandlikuks. Aga kui sul on valed viljad, mingade sisse vastupidi lähed uhkeks, et ma olen nii tark, eks ju. Aga saad aru, et see sinu tarkus ja sinu see olek või sinu olemus või sinu isiksus on nii väike, et tekitab võib-olla sellist jõuetust või noh, mõtled, et noh, on nii nagu on, mis ma ikka, et noh, samal ajal ma eksisteerin ka ja noh, ma räägin, et see teebki võib-olla nagu alandlikuks, eks ju. Et tõmbab nagu õhku natuke välja. Mulle minu sellelt tripilt, eks ju, elust elusse, kehast kehasse samastame ja püüame oma keha ja meelte järgi joosta. Ja aga siis tulevad vaimsed inimesed, ütlevad, et no Jumal on, ütleme sõna elu või saatus, et tegelikult elu on sinust rohkem huvitatud tegelikult kui sina elust. Noh, see püha vaim või ülihing või öeldakse, et iga saatumis isegi on Jumala teadvus. Ja noh, tema nagu kuidas öelda, kätkeb kõike, läbib kõike, tunnetab kõike, nagu sina tunnetad läbi närvisüsteemi igat keha osa, eks ju, liigutad varvast ja näppuletis korraga, kui tahad, ja oled oma kehas, see teadvus on siis igas punktis korraga. Läbi naha ja siseorganite tunned, eks ju, läbi vere, oma tervikut. Samamoodi seda sama tervikut tunneb see suur elu või see Jumal või teadus, universumi teadus, kuidas kellelgi hetkel on nagu sobiv. Ja tema nagu, kui sa hommikul üles ärkad, siis ta nagu ootab, noh öösel ka, ta on kogu aeg kohal, eks ju, ülihingene hinge kõrval, aga ta nagu räägib meiega, selles on point. Et on impersonaalne elu lähenemine, mis on okei, ja on personaalne. Et elu on minuga personaalne, et miks ta tekitab mul selliseid tundeid, kas see on mingi nagu õppetund, et täna mul nii või täna on raskem võib-olla või noh, meeleolu madalam või kõrgem, et kas sellel on mingi nagu mõte. Et kas suur elu nagu tegeleb minuga, suur saatus ja nagu huvitatud ja minuga kontaktis ja juhib mind ja ootab minupoolset samme, et ma areneksin, et ma teadustaksin, mis on mateeria vaimu vahe, mis on tingimusteta armastuse ja omakasupüüdliku armastuse vahe, noh kõik need momendid. That's the question, see on küsimus. Et head suhtlemist suure eluga nagu isiklikult ja vaatled kõrvalt oma meeleolusi ja püüad kohendada ennast valguse poole. Eks me kõik oleme natukene kaupmehed ja orienteerunud ikkagi resultaadile. Et selles metoodika on täpselt sama, et materialistid mediteerivad kõhule ja genitaalidele. Et genitaalid oleks rahul ja kõht oleks rahul, kõht täis. Ja niimoodi maast madalast ateiste õpetatakse ja meid kõiki on õpetatud, eks ju. Ja see on eesmärk ja resultaadid tuleb siis niimoodi teha, et saab resultaadid, noh, et kohe on näha resultaadid. Ja vaimsed inimesed öeldakse, et on vaja teadvus ja hing oleks rahul, eks ju. Ja täpselt samamoodi teevad oma praktikaid, eks ju, materialistid ka propageerivad, et noh, nad on rumalad, et nad ei näe nagu resultaati, vaata. Vaimne inimene, kes praktiseerib, ta ei viitsiks ühte päeva ka teha mitte midagi, kui ta ei saaks resultaadina seda tunda, et hing rahul, kuidagi selline armastus, noh ütleme, et kõik need materiaalse maailma sünd, surm, vanadus, haigused, mõistuse probleemid, kliimaprobleemid, suhteprobleemid, kui seal ei tuleks sellist nagu kvaliteedi nagu hüpet, kvalitatiivset hüpet, eks ju. Mina ei viitsiks päevagi teha.
ma võib-olla ei saa sulle puust ette teha punaseks, mida mu hing ja kuidas mu süda, kuidas ma olen 35 aastat näiteks seda bhakti joogat teinud, konkreetset koolkonda, ja kuidas see on mul aidanud, eks ju, näha, tunda empaatiat ja seda armastust ja kõike seda hoopis teisel levelil. Väga raske on sulle nagu noh, seda anda nagu, et noh, seda tabletit võta kaasa seenekene, eks ju, et sa saad sama kätte, eks ju. Aga ma näen resultaate. Noh, muidu ma ei suudaks ühte päeva, võib-olla ühe päeva teeks 2-3 fanaatilist, ma saadaks selle kukele, kui ma ei näe resultaati. Et sellepärast materialistid ja transcendentalistid on täpselt samast materjalist, nad on orienteerunud resultaadile. Et täpselt sama meetod. Karge, selge kevadpäev teeb kaineks kohe. Mille õpetas selle Prabhupada ka, ta millegipärast kasutas seda sõna nagu, et Krishna teadvus. Noh, sest meie teadvusta ju. Mis tähendab teadvus? Minu teadvus ei teadvusta teadvuse funktsioone. Või kui tundlik ja kui siis käsnakalle on meie siis teadvus. Et seal, kus ta kolab, noh, kas uudishimust või meedia viskab sulle ette, sinna ta alateadvusse kolistab kohe siis seda energeetikat. Ja siis hakkab seal oma elu elama. Ma ka, eks ju, noh, üldiselt, ma ei tea, kas nüüd peaks mingi eraldi pensioni mulle tegema või auhinnafondi, et ma kuu aega ei ole scrollinud ega ühtegi filmi ja midagi vaadanud, eks ju. Noh, mitte sellepärast, et ma nii kõva ja tark mees on, aga sellest ma olen nõrk. Ma olen selline loomingu inimene ja viskab ette ja scrollid ja nii palju aega, energiat ja siis siin alateadusse on läinud niivõrd palju pahna, mõttetut informatsiooni, madalama teadusega inimeste poolt tehtud informatsiooni. Inimesed on kõik puhtad, ei ole keegi halb ega kõrgem ja madalam sügavalt ja algselt võttes, aga ütleme inimese teadus, see, mis ta mõtiskeb, mida ta väärtustab, mis elu ta elab, eks ju, seda ta paneb netti üles ja siis mina vaatan, siis minu teaduse väli läheb tema teaduse väljaga üheks nagu. Ja siis noh, ma toitun põhimõtteliselt, eks ju. Aga kuna mul on, noh, ma olen pannud, eks ju, ise olen, noh, selles mõttes mina olen, noh, ma ei tea, kes ma olen ka tavaline eksinud kehaga samastav hing ja nii nõrk, siis noh, parem on minusugustel, noh, notsudel olla ühenduses nagu kõrgemate vendade, kes nagu edasi veavad, et siis nagu netist üritad vaadata loenguid ja inimese, kelle teaduse väli on nagu sinna, noh, valguse poole püüdlev. Et ütleme nii, et kui sul eriala ei ole, noh, mõnil on eriala näiteks seal, et tal on vaja teatud spetsiifikat vaadata, nagu ma teen ka pattu paari spordiala vaatan, kuna mul on ka spordiga tegelenud, ütleme mingi osa spordist meeldib, siis ma see on nagu minu meeleline nauding, eks ju. Aga üldiselt jah, et internet ja kogu see ühiskond ja kogu see süsteem on nagu ta nagu teadvuse põhine. Et kui ühiskonna ühivad inimesed, kes nagu tapavad Eesti maad praegult, siis nad on meie seast, nad ongi sellise teadusega nagu meie, aga nad on mulle minu kaupmehed, olelusvõitluse all olevad hinged, kes ei ole üldse halvad, aga nad nagu tapavad Eestimaad, sest nende teadvus on esiteks enesekeskne, et oma kohta ja palka hoida, siis nende teadvus on minu selles mõttes, et nende teadvus ei ole rahvaga ühene, rahvas elab hoopis teist elu ja põhimõtteliselt, noh, kui seda nagu paremat materjali ei ole, noh, kindlasti on. Noh, kui oleks, siis oleks ju ammu ära vahetatud vennad. Aga noh, Eesti rahvas praegu sureb ja seda on statistikat tehtud, kõik rändavad välja, iive on, noh, miinusiive, noh, kõik see asi, eks ju, see on kõik nüüd, oli mingi artikkel ka, keegi mu sõber rääkis, tema vaatas, luges seda artiklit Eestis, noh, isegi avaldati, eks ju, et mis see siis statistika näitab, see inimese teaduse hirmu, sõda, eks ju, selline sõjapaanika, juhid, eks ju, noh, lihtsalt tapavad, noh, nad on tapnud loodust urbaniseerimisega, aga nad on inimesed meie seas, nad ongi see madalama teaduse esindajad nagu. Ja nad sisestavad teistesse seda hirmu, teadmatust, eks iga päev. Rääkimata see urbaniseerimine, elustiil, söök, ma ei tea, kõik need, see kehaline kontseptsioon ja noh, liberaalid ja üldse seal kehaliste samastamiste perverssused. Et jah, kõik on nagu teadus, et hästi tähelepanelik tuleb olla, missugused, veel kord kordan, käsnakalled me oleme, et ma nagu ka nagu tean ja olen tegelenud ja kõik omast arust nagu tark poiss, aga näed, vaata internet tegi nii hästi 1-0 ära, et ta nagu ei lasknud progresseeruda, eks ju, kuhugi maani jääd kinni või isegi degradeerud lõdvalt, siis sa vaatad neid filme ja neid klippe, kõik, mis on, noh, kus on hea huumor, kus on andekus, kus on meelelahutus, kõik, aga nad on madala teadusega.
nad ainult suurendavad sul kehalist kontseptsiooni, noh, pluss hirme, noh ja nii edasi, eks ju. Et eile ma kuulasin Mahabharatat, nagu kohe kuulen loengud, aga Mahabharatat, no seal on ainult kõrged isiksused, eks ju, need lood ja story'd ja noh, üsna nagu kauge mõnes mõttes. See, eks ju, kuskil 5000 aastat tagasi, isegi rohkem, seal on üks erinevad lood, eks ju, miljonid aastad tagasi erinevatel planeetidel. Ja ta ei olnud isegi nii huvitav kui näiteks mingi YouTube, eks ju, noh alguses. Aga ma tundsin, et ma teadusele, ma magasin ka öösel, et teadusele mõjus nagu päris hästi. Ma olin ühenduses, eks ju, kõrgete tüüpidega tollelt ajalt, kes võib-olla siiamaani elavad kuskil, eks ju, seal pühakud ja mingid mediteerijad ja vaimsed inimesed ja kes on siis nagu nõnda nimetatud Krishna mängudes, noh, ütleme Veda-süsteemi järgi. Et hoopis noh, ka nagu sarnased elulised teemad, aga hoopis teise teaduse nagu fooniga, õpetlikud lood ja nii edasi. Et tasub tähelepanelik olla, et see kõik on lihtsate asjade taga selles mõttes, et mis teadus, millega sa teadust toidad. Aga see foon, inimesed madalamate teadusega, nemad, kes teevad kultuuri ja meelelahutust, sa tahad ka puhata, eks ju, sa toitud sellest. Ja siis sa arvad, mõtled, et ma teen progressi või tahan nagu valguse poole minna. No see on peaaegu võimatu. Ainult selles mõttes on mõtteks seda vaadata, et aru saada, kuidas see sind hävitab. Noh, nagu minagi, ja siis sa saad aru, et okei, et mul on parem minu teaduse eemale hoida nii palju, kui see võimalik. See ei ole 100% võimalik, sa pead ikka olema umbes kursis, et mis toimub. Sa ei saa nagu elada ühiskonnas täitsa eraldatuna. Aga see põhimõte, et super hüper ettevaatlik olla nagu, mida sa iga päev, iga sekund vaatad ja kuulad ja kuidas ta siseneb sulle siis alateadusesse ja kuidas hakkab sind sulle nagu vastu töötama. Et nii on lood siinpool saavad. Kust kinni haarata? Kas olla pooga või jooga? Jooga on see, et sa tead, kust kinni haarata. Kui sa upud soos ja haarad kinni televiisorist, internetist, meediast, kehalistest asjadest, mis on seal soos. Noh, sest soos me oleme, eks ju, surm, sünd, vanadus, haigus, eks ju, eriti kõik näevad oma eluaja jooksul, kuidas kõik degradeerub, eks ju, ümberringi ühiskonnad ja kui ma siit oled soos ja soo asjast, soosid materjalist, kõik mis siin on, siin pakutakse kinni haarad, siis noh, raudne, palju õnne. Välja saab ainult siis, kui soost asi on, mis ei ole soos, väljaspool, eks ju, haarad kinni. Nüüd on vaja teada, mis on, näiteks Bhagavad Gita on vaimsest maailmast jutu ajamine, eks ju, Krishna ja Arjuna vahel. Noh, näiteks veedalikus süsteemis, eks ju, mis on vaimsed asjad, et nendest haarad kinni, vaata ainult nii saad välja. Ja vaimne süsteem ongi niimoodi, et kui on nooremad, siis neid sa aitad ja kui on vanemad, siis neist sa austad, õpilase ja õpetaja süsteem, eks ju, alati on hierarhia, ei ole niimoodi, et valime nüüd uue jumala iga 4 aasta tagant. Demokraatia on see, et kogu aeg meid juhivad, eks ju, meie seast, kes on tingimustes sõltuvad hinged, no järgmine, et valime tema jumalaks ja teised jumalad on hästi kadedad, on vaja see jumal alla tõmmata, eks ju. Demokraatiana üritame võrdsed olla. Hinge tasemel jah, oleme kõik võrdsed, aga armastuse mängus või siis hinge mängus, et armastuseks toimida, on hierarhia. Monarhia, hierarhia. On üks jumal, elusolendid. Ja kui me tahame õnnelikud olla, eks ju, kes me temast lahutamatud olema, siis me peame selle süsteemiga, noh, see on suur rõõmu täis olev süsteem tegelikult. Et sul on alati austad vanemaid, alati on keegi eespool ja alati sa saad aidata teisi. Sina oled vahepeal, alati kõik on sellises positsioonid. Isegi Jumal ise algselt, Krishna või mõned Jumala kehast, paned ennast sõltuvaks hea meelega pühendunutest, kes neid puhtalt armastavad. Isegi Jumal allub puhtale armastusele oma pühendunutele. Vaat sellised süsteemid. Kes on kavalam, kas Lutsifer või Jumal? Kes see võidab? Ehk siis illusoorne energia, mis on ka Jumala energia, Lutsifer ka tegelikult peaks hierarhiliselt kuradi poisse ikkagi alluma üldistele loodusseadustele. Et siinkohal ma tahan tänada internetti, et internetis on muidugi suur vastutus, et sinu sõnum võib jõuda 10 ja 100 ja miljonite inimesteni. Ja igasugune sõnum, kräpsõnum ja hea sõnum. Ja sellepärast, kuna internet on selline puhas urbani väikse paganapoisi töö, väga hea töö, eks, kuidas inimese teadust, eks ju, madaldada läbi erinevate klippide, siis ka siis Jumal nagu on kuradipoisist ka kavalam, ta teeb niimoodi, et kasutab seda sama internetti, et kui vanasti teine maailmasõda on lihtsalt kaupmeeste väike trikk, eks ju, aga siis lolli inimene läheb kahurilihaks, umbes meie rahvus ja
paha see rahvus, kõik see on, kuidas selle öelda, nagu noh, lihtsalt süžee, kaupmeeste erinevad süžeed, alates siin pandeemiatest ja vanadest sõdadest ja kõik need asjad, lihtsalt kaupmeeste mahinatsioonid tavalised, mis on kõik välja tulnud ja just tänu internetile. Et Jumal on veel kavalam, et ta tänu sellele, ta kasutab seda sama internetti, seda nagu, aitäh, väga toredat meediavahendit, mis teeb tegelikult 1-0 ära, eks ju, inimese teadusele, kasutab ka nagu positiivselt ära. Ja lõpuks see sama internet, mis hävitab inimkonda, hävitab ka põhimõtteliselt ka teemanlikus mentaliteedis, ja see õnneks võetakse kui kiiresti maha, aga ikkagi helged päid, kes räägivad asjadest nii nagu on, mis on kantud nagu headusest ja omakuse püüdmatusest. Et see on nagu hea osa, aga niimoodi, kui sa vaatad seda kuradi tööd oma koguduses või mingi kogemuses või managementis või üldse seal, ma ei tea, kas tuua välja see, et on ühine eesmärk, eks ju, vaimsus erinevate nurkade alt ja siis kuidas selle Lutsifer siis toimib nagu Eestis siis seal parlamendis ka, et kristlased ütlesid, et hakkame issa meie palvet lugema ja siis maausulised ütlesid, et miks issa meie, et laulame parem mingit seda loitsuvärki, et miks, ja siis kumbagi ei olnud. Lõpuks, et läksid tülli 2 vaimset momenti, eks ju, natuke vaimsemad inimesed. Et see on ka nagu Lutsifer oskab nii hästi, kui ma vaatan, et Eesti parteisi või erinevad liikumisi ja praegugi siis kogukonna liikumised ja põlisrahva liikumised ja kõik, mis on super ja siis kuidas seal nagu inimesed omavahel tülli lähevad, see kurat oskab nagu seal eriti hästi ja siis minu koguduses ka, eks ühel üks ütleb nii, üks naa ja siis üks solvub ja et ühine õilis eesmärk, kuidas see Kalijugal inimeste omadused nii madalad, et isegi kui on ülim mingi eesmärk, see puhtus, näiteks ütleme, meil on eesmärk Eesti puhas loodus, et aitab sellest põhjavee retsimisest, metsade retsimisest, kõik see Rail Balticu pull, eks ju, kõik need 5G-d, kõik see jama, eks ju, kõik see on nagu ammu välja tulnud läbi interneti, kes natuke viitsib tuhnida ja siis võideldakse selle nimel ja siis minnakse juba eos, väga paljud liikumised lähevad, kuna üks ütleb nii ja teine naa, ikka see ego või siis see et ütleme, et me hakkame sinuga koos minema, ütleme, et sa oled kristlane, ma olen nagu Krishna mees, eks hakkame minema ühe eesmärgi suunas, et me peame aktsepteerima loodust kui elusorganismi, et kõige taga on ikkagi teadvus ja kõige kõrgem ja siis teel lähme tülli nagu selles mõttes, et sina ütled, et ainult läbi Jeesuse, mina ütlen, et ainult läbi meie õpetajate keti, eks ju, meie pühakute. Ja siis lähme tülli ja siis lõpuks saadan pekki, eks ju, ja siis seal Lutsifer tantsibki troonil, eks ju, et tema võitlus, ta saab oma asju edasi ajada, kuna vaimsed inimesed, spiritualistid või Eesti, ütleme, New Age inimesed, kes võitlevad puhta looduse eest, pahatihti lähevad juba eos kõik omavahel tülli, et me ei suuda vist, et annaks Jumal meile ka selle jõu, et me selle oma ego alla suruksime, et okei, meil on eripära, eks ju, sina saad nii ja nii aru, aga me saaksime need põhiasjad ära lahendatud, vähemalt Eesti looduse puhtana hoitud, näiteks. Sõidame laevaga ja on vaja laev peatada, et mitte karile sõita. Kari juba tuleb. Nii, mis teha? On vaja ankur visata. Ja ankur visata niimoodi, et ankur läheks põhja ja haaraks kinni emakesest maast. Ainult niimoodi saab laeva kinni pidada. Materiaalne maailm on ka niimoodi, et kui me tahame nagu rahu ja õnne ja otsime siit sellest maailmast, hing, mis on antimateriaalne ja teadus, mis on antimateriaalne. Aga panustame mateeria peale, sünd, surm, vanaduse haigused, sükkel, eks ju, surmasünd sükkel. Siis on sama nagu laev sõidab ja vaja laeva pidada kinni ja võtame veest kinni. Et laeva pidada ei saa, laev on vees. Me keha on siin materiaalses maailmas, aga hing on õisest materjalist. Ja ankur ka võtab maast kinni ja me peame ka kinni hoidma, meie teadus on antimateriaalne, tal ei ole massi. Teadus on antimateriaalne nagu hingi ja hing peab kinni võtma siis läbi teadvuse ja teadvus võtab kinni siis vaimsest reaalsusest. Jumal, vaimne maailm, vaimsed teadmised, antimateriaalsed asjadest. Ja ainult niimoodi saab siis õnnelikuks hing, kuna me ei ole see keha. Aga niikaua, kui me hing tahab õnnelik olla, nagu see laev veest kinni hoida, siis see laev läheb edasi. Ikka tuleb sünd, surm, vanadushaigus, ikka see tsükkel jätkub. Tere tulemast Maamehe loogikaklubisse. Transformatsioon, nagunii kõik on muutumises. Isegi kui me ei taha seda või meile ei meeldi see. Nii vaimses elus, mateerias, ühiskondades, aastaaegades, kogu on transformatsioon.
on raha, siis kulutad ära, siis on vaja uus raha peale. Jälle transformeerub kõik muutub. Öeldakse, et armastus on dünaamiline, et midagi kordub päris, nii, iga lumehelbeke on kordumatu. Ja kui sa vaatad siis vaimset arengut või miks vaimset peaks arenema, sest see on ka selline, et kui sa ei arene vaimset, siis maha majja materiaalne energia varem hiljem viib siit tupikusse, kus sa pead küsima, et what's the point, eks ju, kui sul inimkeha on. Ja siis kirjeldatakse siis erinevates kultuurides, religioonides, koolkondades seda arenguetappe. Ja võib öelda nii, et maakeeli, et sa paned nagu seemne mulda, õunapuu seemne näiteks. Ja siis, kui sa paned seemne mulda, siis on sul hull entusiasm. Ma panin, näed, istutasin õunapuu. Võt nii, varsti saan ma õunu. Ja see ongi selline esimene etapp. Madure Kadambiini vedades seal üks suur püha mees, tema seletas ka need läbi baktijooga need arenguetappe. Aga see esimene arenguetappe ongi see, et keegi õpetas, soovitas, mingi aednik, eks ju, innustas sinna, et ta on nii ilus aed, et ma nagu pühendunud vaimsed inimesed mind innustavad, et kõik on hästi, et astus esimene samm, et tee midagi praktilist, eks ju. See võib olla mingi lihtne asi. Suhtlus, lugemine, mingi loengu kuulamine, kui on see üldse pühitsetud toit, esimene kontakt sellise vaimse vibratsiooniga. Ja ongi selline sentimentaalne, fanaatiline hetk. Paned seemne mulda, aga tõesti õnnelik, et kohe ma saan õunu süüa. Siis läheb mingi aeg mööda. Kuidagi see entusiasm ei ole stabiilne. Selles mõttes esimene entusiasm, vaimse elu esimene samm, eks ju. Fanaatilisusest ja sentimentaalsusest, natuke aitab ka, aga jääb väheks. Ja siis hakkavadki tõusud ja mõõnad. Elus on nii või naa, materiaalne maailm omab tõusude ja mõõnade sellist konjunktuuri. Ja siis sa ootad seal peenra kõrval ja vahepeal mingi mets, et see on nii pikk protsess, ma ei viitsi. Aga siis tulevad teised, teine aednik, kes on kogenud aednik ja ütleb, et ära muretse, et sa pead nüüd tegutsema, et näed, vaja kasta ja rohida ja kaitsta ja niimoodi need etapid, transformatsiooni, vaimse arengu etapid ongi sellised, et on vaja teadmisi ja kui sa tead, siis see ei šokeeri sind. Et erinevad momendid, mis sinu seiklusteekonnal tulevad. Vahepeal hunt hüppab, hunt on näiteks vanad harjumused hüppab nurga tagant välja. Eks ju selle õunapuu kasvamisel ka, et vahepeal tulevad mingid, ma ei tea, röövloomad või linnud, vaja kaitsta võrguga võib-olla või meiega siis. Langemised, tõusud ja langemised ongi seotud ka vanade harjumustega. Vana sõber ütleb, et ära jama, pane väikse lonksu. Mis see väike kevad, mätas on kuiv ja ühesõnaga, see on normaalne. Siis on olemas teadmised õnneks arengus, kuidas seda õunapuud niimoodi stabiilselt ja hoolimata nendest tõusudest ja mõõnadest ja vahelduvatest ilmadest ja röövloomadest ja enda laiskusest, mis tuleb jälle külla, et ikkagi nagu jätkata. Ja see meeldib meile, see meeldib kõigile, Jumalale, sest meile meeldib ju, nagu ma räägin, seiklus. Et ei ole niimoodi, et seiklus on üks suur sirge läbi valgustunud tunneli. Seiklus on nii, et vahepeal läheb tuli kustutatakse ära või metsas eksid ära seikluspargis. Nii et kus iganes punktis sa oled, võimalus on alati teha see järgmine samm jälle õiges suunas päikse poole ja hoolitseda oma siis selle bhakti-lata sanskriti keeles vaimse elu selle seemne, selle loomuliku hinge püüdluse eest, eks ju, et õnneks on pühamehed, kes näitavad eeskuju oma elulugudega, kuidas erinevates ekstreemsituatsioonides käituda ja siis mis meid ees ootab. Kogu aeg võib elus teha siis aju koosolekut. Et 3 seisundit jälle, number 3 kuidagi. Püha 3 ainsus. Et üks seisund on inimesel, kui tal on hästi, üle hästi kõik, rõõm ja õnn ja tunneb nagu sellist joovastust elu entusiasmi. Mis on selline, öeldakse, et hinge üldse loomulik seisund. Aga siin materiaalses maailmas, et kuidas see siis avaldub, see rõõm ja õnn, et kas sa
lähed uue pudeli järgi ja nii edasi, eks. Või siis see õnn ja rõõm innustab sind kuidagi teisi teenima, Jumalat tänama, Jumalat meeles pidama. See seisund, see eufooria seisund. Siis teine seisund on see tavaline seisund. Noh, elad. No, venast öelda, nii rõõvani miasa. Umbes, et no, ei ole nagu midagi hullu ka, aga nagu midagi nagu hullu ekstaasiga ei ole. Elad niimoodi argipäevas oma rutiinsetes tegevustes ja kuidas sa seal pead Jumalat meeles, omagus püüdmatut armastusenergiat kasutad. Või sa lihtsalt käid tööl ja teed ära oma selle punktist A punkti B rea ja üür on makstud ja noh, tavast tuleb siis selline inimesel argipäeva rutiin ja halli argipäeva selline groov. No ta veel ongi selline. Ja siis on kui väga raske. Et eile mul oli ka seal, tervisega oli nagu raske moment ja polegi nii hullu olnud, eks ju ammu. Et mis seal siis ajus toimub, et täna võib teha koosolekut täna mulle. Üks ingel ja Krishna ja üks ingel, see naisukene niimoodi putitas mind üles jälle ja siis analüüsid, et mis sul seal peas toimus nagu, et kuidas sa siis sellistes raskustes, kui keha võtab võimust, ta tahab ju vaimu ja kõike pärssida sul, seda hinge jõudu ja kõike, sest keha võtab kogu tähelepanu ja siis sa nagu oled selline nagu, ma ei tea, haavatud loom. Et siis võib ka koosolekut teha, kuidas ma vastu pidasin, et kui lähedal ma olen oma hingele Jumalale või ma olen siis hästi kehalises kontseptsioonis, et need hästi rasked hetked eriti hästi siis peegeldavad meie närvikava ja läbi närvikava ja et kui palju on sinus armastust või vastupidi tuleb selline, loomulikult tuleb suur protsent kahetsuse, sa tead, et mõtled, et näed, et minul vähemalt, et paras seal, et vaata, kui palju sina oled tekitanud kannatusi teistele elusolenditele teadlikult ja mitteteadlikult, see ei ole vabandus, aga nüüd see, et sina kannatad, see on nagu, see on nii väike osa nagu, et kannata. Endale ütled nii, aga see ka nagu selline natuke lohutab või võtad selle vastu, aga ikkagi me oleme nii kehalises kontseptsioonis, et ega see ei ole nii tugev ja selge umbes, et ikka see kahetsus küll, jah. Et mis me siin edasi siis analüüsime. Vahepeal lugesid seal püha nime, eks ju, püüdsid nagu Jumalaga kontaktis olla. See on nagu selline meditatsioon, sest keha hakkab nagu, kehaga on kõik metsas, eks ju, siis sul on nii halb see keha, siis sa pead kuhugi põgenema, sa üritad põgeneda sinna nagu hingesfääri või igaveste asjade juurde. Aga ega mingid head kokku, võib-olla 50-50, et mingi progress on, aga just raskel hetkel jah, et võib enda pool vaadata, et ega mingit sellist, et ma olen kehalisest kontseptsioonist väljas, et ükskõik mis mu kehaga on, et ma olen täis sellist rahulikku püha armastust, kui mul keha mind retsib või mu psüühikat retsib, et seda veel ei saa 100% öelda, aga mingi protsent, ka ei saa nagu päris nutta, et täitsa pekkis nagu. Ajugümnastika. Eile me rääkisime siis atribuutikast, kui tähtis on see atribuutika. Täna me räägime võnkest, võnkesagedusest. Käisin ka metsa all, võnkusin mantrat, Jumala püha nime. Ja nägin siis vanade puude ja kõikide puude, taimete ja looduse võnget ja looduse võnge läbis mind ja minu võnge läbis loodust ja minu väike võnge. Et 60. lõpus ka siis, kas oli Šveitsi üks teadlane, ma ei mäleta nime ala, semaatika. Et nagu teadlased ka nagu et tuleb välja, et igal asjal on oma vibratsioon, isegi materiaalsetel objektidel, et kogu selle vibratsiooni peale ongi ehitatud kogu see Veda tsivilisatsioon, et mis vibratsiooni sa ise vibreerid, mõte on üks vibratsioon, muusika, suhtlus, isegi eesmärgid, rääkimata siis kõikidest elementidest, õhk, maa, tuli, vesi, eetris liigub siis heli ja just. Et see on selline suur teadus, minusugune seda ei jaga, aga niimoodi katsetab ja proovib, et peaks tegema nagu inimese ka ettevaatlikuks, kui isegi teaduslikult on tõestada, et mis võngete tsoonis sa liigud. Et mis võnked linnainimesed siis, kus linnas on kirg on väga vajalik ja linn on ka tore, aga lihtsalt kui sa kogu aeg seal oled, eks ju, sest kire vibratsioonis öeldakse, kui ainult kirg kirgub edasi, lõpuks ta teeb haigeks, ta on vaja vooruse kuulata, satva kuulata, eks ju, et vooruse siis vibratsioonid, et millal siis just hommikupoole on see Brahma Muhurta ja hommikupoole aeg, kui päike tõuseb ja loodus tärkab, et siis on selline tärkamise ja
ärkamise vibratsioon ja sisemiselt ka siis see palvetajaga hommikul. No ja siis kogu aeg liikudes ühiskonnas rääkisime atribuutikast, aga kui sa võnkast, siis sa vaatad ka nagu, et mis võngat sa kuulad, kui sa kuulad kogu aeg hirmu ja kriitika võnget, siis sa ise lähed ka automaatselt, kuna sa oled osa tervikust, siis sul hakkab ka automaatselt, sa ei märkagi, kui hakkad ka nagu tekivad hirmud mingid, ka hakkavad mingid asjad, hakkad närvidele käima, hakkad ka kritiseerima, rääkima, lähed sinna sellisesse ohkjate vibratsiooni või võnkesse. Et kõik on heli, kõik on vibratsioon, sanskrit, mantrad, siis teadlased ka, üllatus, said aru, et alfa, beta ja tähestik ja mantrad, et nad lihtsalt, miks nad toimivad, sellepärast, et küll tänapäeval keegi ei oska seda seda rasket kunsti hallata, aga ütleme, et seal mingi 4 positsiooni, kuidas hääl siis kurgulagi ja huuled ja hambad ja kuidas sa kasutad suus, et see heli oleks näiteks, kui sa tahad vett tekitada, siis sa vee mantrat kordad ja siis see mantra kordamine peaks olema siis selle veevõnkega sama. Ja siis sa võid vett tekitada, näiteks materialiseerida. Et see on see niimoodi lühidalt see materialiseerimise müstika veedades niimoodi lihtsalt lahti seletatud. Või siis siin pidi olema maailmas, pidi olema siin uue põlvkonna, kes on saanud sellist veedaliku haridus, et seal paar last pidid siis juba mantradega tuld põlema panema. Magniina maha, et kuidagi seal väga raske teadus ja võib-olla meile ebapraktiline nagu siis peen mantra võnke sagedustest rääkida, aga tähtis on see, ma just räägin sellest alateadvuse või siis üldse lihtsalt teadvuse motivatsioonist ja vibratsioonist ja sellest mõttest, eks miks sa elada, mis selle mõte on, eks, kas kõike teenida omaga püüdmatult ja märgata, et kõik kuulub kõrgemale ja teistele, mina olen lihtsalt selline kes on nii palju armulikkust saanud, et lubatakse siin eksisteerida, eks selle läbi alandlikkuse, tänulikkuse vibreerid ja püüad seda võngat nagu oma mõtte sageduses nagu hoida. Mõtte mantra on, eks ju, taas, sanu taas, teene, teener. Või teine võnka sagedus selle ajudes on mina mulle minu. Materiaalne maailm püüab nagu selle peale kogu aeg pöörata. Me ei ole materialistid. Me oleme transcendentalistid, meil ei ole vaja atribuutikat. No, kui sa nii kõva mees oled, aga nii kaua, kui meil on see kehaline kontseptsioon ja samastamine nende väliste kihtidega nagu rahvus, vanus, rikkus, vorm, inimvorm, ilm ja nii edasi, karma, samastame karmaga näiteks, ka oma kurva saatusega või hea saatusega. Nii kaua peaks nagu see aru saama, et atribuutika värk on, eks ju, et igasugune atribuutika on teretulnud, mis aitab nagu valguse poole ujuda või tõusta või nänelda. Ta on ka selline sombune ilm, läksin naise joogaklubisse, ilus muusika, suur Krishna pilt, puhtus, armastus, tegin taastavat joogat, naine, kõik seal näitas, kuidas, mis lõdvestada, eks ju. Kõik just nagu välised asjad ja pärast nagu, muidu mul enne ei tulnud ennast niimoodi väga tervelt, eks ju, väike mingi pea käis ringi natuke või mingi imelik värk, eks ju. Mingi viirus võib-olla natukene. Ja pärast seda nagu uus inimene, et Lii joogaklubi tegi siis ime, et siis me kodus või joogaklubis või isiklikus elus Jumal on saatnud niivõrd palju atribuutikat, justkui materiaalne, tegelikult armustusest läbitud kõrgema standardiga nagu pühakirjad, jumalused, pühendunud, kellega suhtled läbi loengute näiteks. Need atribuutikad on palju palveelmed, eks ju, vaimne vibratsioon, kordad justkui see on nagu materiaalne, aga ta on tegelikult vaimne vibratsioon, Jumala nimed. Niimoodi võid loetleda, eks ju, ja siis kodus ka paned pildid seina peale, vaimsed pildid seal, püüad hügieeni hoida puhtana, toad puhtana. Nii palju nagu välised faktorid, mis siis tegelikult hinge nagu reguleerivad, laadivad, häälestavad ja aitavad selle teadusel püsida nagu, sest kogu aeg käib see materiaalse maailma energia missioon on meid kogu aeg katta, eks ju, ja siis see atribuutika, mida puhtamad on su, kui sa paned seina peale mingi tagurpidi risti ja verd purskava mingi teemani, siis on palju õnne, eks ju, siis see nagu ei aita sind. Või mis iganes muusika või
või noh, rääkisin ka hügieeniast või tubade puhtusest või noh, ja siis me loodame progressi ja õnne, noh seda ei tule, nagu sa võib-olla korraks paned süstid veeni või jood 5 õllet ära. Lõppkokkuvõttes see on nagu Tamaguna, noh Tamaguna all inimene ei saa nagu edasi minna, öeldakse, et vooruse kuunas, vooruse omadus. Tamaguna on, eks ju, pimeduse teadmatus, eks ju, need on kõik, me oleme nende mõju all vahelduva eduga, nagu algsed värvid on ja siis on kirg ja siis on voorus. Ja kui sa siis läbi selle välisatribuutika püüad võimalikult puhtust, ilust ja üllad asju nagu materiaalse maailma justkui atribuutikaga, vaimset atribuutikat see materiaalses maailmas kultiveerida, siis sul on lihtsam ka rada käia, ülespoole liikuda, sest siis on need jõupingutused ja see stabiilsus ja see keskendumine ja kannatlikkus kõik nagu tugevama alusega. Kui sa ehitad nagu Tamaguna ja kire peale, et täna teen, siis homme jälle vajub ära. Või kirega tahan esineda, või et ma tahan olla nagu näidata, et ma olen niivõrd eriline, eks ju, ikka ego peale ehitatud. Siis see nagu nii on tõusud ja mõõnad on hästi sügavad. Aga ütleme, kui sul on see vooruse sattvakuuna, nii hügieenias kui kodus ja pildid ja kõik, ma rääkisin, sa atribuutik kasutad, siis sul on lihtsam nagu stabiilne edasi püüelda, sest sul on see vooruse kuuna, vooruse loodusomadus, see vundament. Noh, Vene ajal oli ka lõplik eesmärk, eks ju, seal olid 5 aastakud, eks, lõplik eesmärk seal saada seal. Tehas toodab 3 korda rohkem, eks ju. Samamoodi elu üldine lõppeesmärk, et Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita ja Mahabharata ja Upanishadide osad ja Chaitanya Charitamrita vedades siis noh, mingi osa põhi nagu koorekihi pühakirju, noh, palju pühakirja, eks ju, terve suur süsteem. Seal nagu teisejärgulisi nagu lahendusi ei anta, seal nagu räägitakse lõplikust eesmärgist, eks ju, Jumala algsest isiksusest. Et noh, et see nagu paika panna. Muidu veedad on nii lai, et sa võid, on nagu tähtsad teisejärgulised teadmised, et sulle meeldib võib-olla vastussastra, see on nagu feng shui, eks ju, seal panna laud õieti või ajurveeda või meditsiin, eks ju. Et see on nagu lamp, paned lambi pirni, siis ta kõik tuanurgad valgustab, et kui sul on lõplik eesmärk paigas, siis sinu kõik tegevused automaatselt järjestuvad selle lõpliku eesmärgi poole. Magad, sööd, tööl, eks ju, pere, kõik automaatselt läheb siis, et niimoodi sellise teadusega, sellise eesmärgiga, et noh, jõuda Jumalani, teadustada ennast kui hingena ja noh, armastada kõiki ja kõike, eks ju, tingimusteta. Et ja noh, see on nagu üks moment selline, et see on väga huvitav. Et noh, kui sa näiteks sööd selleks, et noh, see on niimoodi robustne noh, selline näide, et sööd ja et minna tööle, noh, et jõudu oleks, et kuhu täis lähed tööle, no tööle, siis tuleb lõunakõht, läheb tühjaks, eks ju, sööd lõunat, siis õhtul tuled tööd koju, siis sööd, eks ju, sa tunned, et noh, see söömine, aga kui sa ainult sööd ja tööle käi, siis see võib nagu tervisele kahjulik olla. Samamoodi kõik nagu vaimsed praktikad võib olla lihtsalt, et on materiaalne aja raiskamine, on vaimne aja raiskamine. Kui see lõpliku eesmärki paigal ei ole, siis see on lihtsalt vaimne, noh, India moodi aja raiskamine, võib nii öelda. ja siis teine huvitav mõte on see sõltumused, et kui sul on mingi sõltuvus, näiteks, et tahad, noh, on alkoholiga probleem või raske lihast lahti saada, siis sõltuvustes probleemide lahendumine, no, on nagu negatiivne ja on positiivne variant. Negatiivne on see, et ma ütlen, ma ei tohi liha süüa, ma ei tohi, kõik ümbergi söövad, šašlõk, liigud seal, eks ju, festivalidel, lihalahnad, ma ei tohi, siis liha on halb, on loomadest kahju ja väga raske on, see on negatiivne. Aga positiivne on see, et võtad tutvusringkonda taimetoitlased, kes teevad maitsvat, tervislikku toitu või on suitsetamine, kõik suitsetavad, eks ju, noh, sa võid võtma seltskonda inimesi, kes ei suitseta, eks ju, või kui sa tahad ropendamistest või oled varas või võtad seltskonda mitte vargaid, eks ju, et see on positiivne, et võtad neid, kes on nagu eespool ja nendega hakkad suhtlema, sealt läbi sõpruse, noh, nagu ma teen selle liha näite, eks ju, teevad häid toite, kõik normaalsed inimesed elavad, eks, vaatad, ma olen ka normaalne. Et see on selline positiivne mingist sõltuvusest, madalast sõltuvusest, mis sind segab, eks ju, elada ja tervist lahti saamine. Kui sa oled aus ja saad aru, et me oleme sellises algaja spiritualisti poosis ja me ei ole lapsevanem, kohtunik ja firmajuht, eks ju, siis minu teadust võib väga määrida see, kui ma arvustan ja vaatan, kes mis tasemel on. See on teeman, see on mitte teeman, eks ju. Jah, on palju variante, vahepealseid variante, eks ju. See on teemaliku mentaliteediga, see on vapsee, eks ju, selline, eks ju, tõmbab alla. Et kõiki see suhtuda nagu võrdselt hästi, hoida distantsi ja oma seda positsiooni, oma omadusi parandada.
ja leida vaimne õpetaja ja teada suunda, eks ju, lõplikku eesmärki, Jumala suunas liikuda. aga kui sa oled juba nii kõva mees, sa oled aru saanud, et sa saad aidata, oskad aidata, sul on šaktit aidata, eks ju, tead kõike seda, siis on vaja teada jah, et igale ühele, kellel on huvi, ja siis näha, mis tasemel ta on ja siis rääkida temale vastavalt tema tasemega, et aidata järgmine samm teha, kui sa oled juba sellise juhendaja või mentori või õpetaja positsioonis. aga kui sa seda ei ole, sa oled aru saanud, et sul see šaktit ei ole, siis kui sa oma teaduse paned sinna, hakkad nagu arvustama, see on nii, siis see pigem tõmbab sind alla, kui aitab progresseeruda. Sellised väiksed trikinipid. Ülihing andis mulle hea sellise aforismi või küsimus iseendale või kellelegi, kellel on raske. Kas sul on kohta, kus magada? Pea kohal on katus? Jaa. Kas sa tunned nälga, on sul nüüd kõht täis, süüa on? Niimoodi enam-vähem suudad eksisteerida? Jaa. Okei. Milles on siis probleem? Käed ja jalad töötavad, süüa on, pea kohal katus, eks ju. Keha ka ju enam-vähem tervis, nagu 3 aspekti. Järelikult see on märk sellest, et loodus nüüd ootab. Ta andis sulle, ükskõik kui raske see on, ükskõik kui lootusetu olukord on, järelikult on šanss ja see on nagu fakt. Nüüd sa pead omalt poolt midagi tegema. Kui loodus võimaldab, et sul keha töötab, eks ju, energiat on, süüa on ja pea kohal on katus, järelikult kõik on võimalik. See on aforism. Ja inimestel igavus tekib tavaliselt sellest, et tal on, ta ei ole võib-olla aru saanud, et tal on andeid ja ta ei suuda neid rakendada, eks ju. Ta ei oska neid rakendada või ta ei rakenda neid ja elab sellist elu, umbes, aga ei ületa ennast. Ja siis tekib selline, igav boring, eks ju, sest hakkab otsima, ma ei tea, mingeid madalamaid asju. Või sul on anne ja sa liiga palju annad hagu peale. Töötad üle, siis on see läbipõlemine, mis tänapäeval räägitakse, hästi papp. Ja siis see spiritual flow, et olla nagu selles vaimses, selles nagu loomulikus elu, õnne, armastuse, ekstaasi nagu jões. Et seal on nagu, võib öelda 3 aspekti, et esimene aspekt on see, et peaks leidma siis analüüsima, kas keegi annab nõu, ise analüüsid, mis on sinu dharma. Dharma on see, mis on sinu anne Jumala poolt, mis missioon siin on, et ilma missioonit eriti, naised ka, naistel on kodune lapsed rohkem nagu missioone, mehel, kui ei ole missiooni, siis on läbi, mees närtsib ära. Et mis on sinu missioon, leida üles, mis on sinu anne, mida sina nagu, sinu psüühiline energia, füüsiline energia, sinu anded, kõik, et mida sa nagu tahaks teha. Ja siis seda nagu rakendada iseenda ja teiste hüvanguks, eks ju, et see dharma leidmine. Dharma on ka, öeldakse, et svadharma ja sanatana dharma. Sanatana dharma on igavene hing, eks ju. Igavesed väärtused. Ja svadharma on siin maailmas. Seda saad ilusti ühendada. Aga svadharma hea, et mis ma siin maailmas teen, niimoodi üür oleks makstud ja kuidas ma selles ühiskonnas saaks anda endast niimoodi, et ilus märk jääks maha ja ilus mälestus endale ja teistele, et näed, ta andis endast parima, eks ju. Et see on nagu üks protsess. Teine protsess on arendada siis seda omakusu püüdmatust. Et see flows olla. Et kuidas siis, et kõik, mis sa teed oma anned nii ja naa, kuidas sa siis aitad teisi ja võib-olla sa ei saa otseselt, ei arvuta nagu paberi peale kogu aeg, et ma teen sulle nii, sina mulle nii. Et omakusu püüdmatust, et sellist tingimusteta armastuse aspekti endas arendad. Ja see on suurem nauding, kui sa isegi raha saad, see kinkimise rõõm, eks. Kuigi meil ei ole midagi anda, me lihtsalt vahendame. Meil on selles antud mingid asjad ja me lihtsalt kasutame seda kõige teenimiseks ja see on suurem hingele nagu kõige suurem nauding, kui sa saad aidata või teenida kõike Jumalat ja teisi elus arendada. Ja 3. on siis selline aspekt on, et paned ennast selle jumaliku flow'ga, sa näed, kui sa oled need 2 sammu ära teinud, leidnud oma ande, eks ju, siis sa arendad ikkagi omakosa püüdmatust arendada ja tegevust nagu teiste heaks oma energiat rakendada, siis tegelikult tuleb looduse poolt palju märke ja sind märgatakse seal kõrgemas plaanis ja siis antakse sulle ka jumalik missioon siis nagu sanatana dharmaga seotud, mis on nagu hingega seotud. Svadharma mäletad oli siis see siin materiaalses maailmas, et üür oleks makstud sinu anne, eks, et kuidagi seda rakendada, et üür on makstud ja teised on rahul, eks ju, ilusad tegevused, töö ja kõik ja anded ja siis teine on siis nagu igavene sanatana dharma, hinge asi. Et nagu 2 eesmärki, eks ju, ja siis 3 flow'd. Kui võtta aluseks, et kõik on üks, kõik on brahmaan,
kõik on üks suur tervik ja mina olen lahutamatu osake sellest tervikust. Selline organism, üks suur pere, ütleme kristlikus keeles. Et issi ja mina olen tema laps. Kõik oleme tema lapsed. Siis sellest Brahmani impersonaalsest, et me oleme kõik lahutamatu üks, sellest aspektist on kasu küll, et kui sa mediteerid näiteks, et vaatad oma suhtumist. Üks asi on neutraalne suhtumine, nii et sa ei pane tähele, eks ju. Sa oled nii keskendunud mulle minu mantrale, nagu me kõik, eks ju, materiaalses maailmas, mängin väikseid jumalaid. Ja teine on siis, veel hullem versioon on see, et sa oled küll osake tervikust ja tahad õnnelik olla automaatselt ja püüad seda teha läbi erinevate vahendite, aga ikka ei õnnestu elu järel. Ja see ongi sama lihtne sõna suhtumine. Empaatia suhtumine. Kuidas sa suhtud? Nagu kõikidesse, kui kõik on üks, siis see on nagu, mõnes mõttes sa võid võtta, et kõik oled nagu sina. Kui keegi on nagu teises kehas või kuidagi ajab sinu närvikava, kuidagi ärritab su närvikava või tal on mingi teine maailmavaade, siis me jõuame mõelda hästi kiiresti, kritiseerida, maha teha, taga rääkida või peenel tasemel siis suhtuda üleolevalt. Ja ongi pekkis. Kui mediteerida Brahmani peale, et meil on kõik üks, siis sa pead kõikidesse suhtuma, maksimaalselt, loomulikult, spontaanselt, tingimusteta sellise voolava armastusega. Sellise õndsusega. Sest sa ise tahad seda kogeda. Kui sa oled lahutamata tervik, osake siis sellest tervikust, siis kui kõik peegeldab sind, seda psühholoogid ka räägivad, et mingid asjad ajavad närvi inimeste peal. Kuna sa ei teadusta, aga alateaduses on sinul see enda see omadus, eks ju. Mis enda puhul võib-olla sulle meeldi ja siis see nagu vaatad, vabandus. Et jah, ainult ühte loodusaspekti, et vedad öeldavad 3 aspekti, Brahman, Paramatma, Bhagavan, eks ju, algne isiksus ja kõike läbiv teadus ja ülihing. Ja siis see, et me oleme kõik üks. Kui sa ainult selle Brahmani peale mediteerid, siis juba saad aru, et sul ei ole mõtet kehvasti mõelda või kritiseerida või suhtuda isegi neutraalselt, et sa pead nagu suure vaimustusega, austusega, tänulikkusega ja armastusega suhtuma kõike ja kõigesse. Kõlab selle New Age loosungina, aga samal ajal see on nagu loomulik tõde. Sina tahad kogeda siin maailmas, selles kehas, täiuslikku õndsust ja õnne. Ja nii, kui sa püüad ennast kinni peenel tasemel, alateadlikul, et kuskil sa vaatad üleolevalt või pane tähele või pead ennast paremaks või kritiseerid, see on pekkis. Lihtsalt ei ole võimalik õnnelik olla. Kui me võtame aluseks selle, et ma tahan õnnelik olla. Sa pead, mitte ei pea, vaid see on loomulik seisund, et me kõik väärime, et olla õnnelikud koos selles mängus. Transcendentaalne remonditöökoda. Kuidas reguleerida mõistuse ja meelte tööd? Materiaalses maailmas on nii, et kui on liiga palju kannatus, on väga raske olla sooritada üldse mingid omakusu püüdmatud vaimset mingit teenimist. Seal kehaga sul valutab midagi väga raske. Ja kui liiga paarti ja tilgelt hea on, vaadake mind, mul on kõik hästi, mul on hea karmalaine, siis on ka väga raske olla transcendentaalses omakusu püüdmatus vaimses ühenduses Jumalaga. Ütleme lihtne inimene. Ja siis selline keskmine meie, siis me peame saatana pakti ongi see, et läbi vaimse praktika siduma kõik mateeria ja praktiseerime regulaarselt niimoodi suurendama doosi, niimoodi loomulikult läbi hea suhtluse, läbi hea innustuse, läbi heade eeskujude reguleerima oma vaimset elu siis, õppima, kuidas siis selles kehas, selles materiaalses maailmas, kui meil on kõik vahest halvasti, vahest hästi, aga üldiselt on selline keskmine, ma ei ole mingi hulluuser, hullult haige, eks ju, samal ajal ma ei ole mingi miljardär, eks ju, seal vahepeal. Et see on kõige parem positsioon, et siis ütleme hea õpilane, vaimne tudeng, ta õpib selles maailmas mitte ühes äärmuses ja teises äärmuses. Üks on see, et ilgelt lahe värk, eks ju, siin maailmas. Ja teine on, ma olen nii vaimne, et sülitad, eks ju, see mateeria on jama, eks ju. Et ei seda ka teist, oled selline harju keskmine, aga püüad siis kultiveerida. Ikka käivad need emotsionaalsed lained, aga ikka kultiveerida siis seda maitset, isegi kunstlikult, see ongi alguses trennis, eks ju, kükke teha enne kui palli pealt paned, eks ju, treener teeb mingeid lolle harjutusi, mis sulle ei meeldi, sa tahaks kohe olla professionaalne sportlane, aga alguses oled sa amatöör ja õpilane ja nüüd sa vaimse elus, sa oled kogu aeg õpilase meeleolus.
ja lihtsalt jätkad oma reguleeritud vaimset elu, et need meeled, noh, kontrollimatud meeled, kuna meil on kehalised kontseptsioonid ja mõistus, mida me kontrollib vapsee, et see on jooga kõrgem tase, et kui sa öeldakse mõistust hakkad kontrollima, siis sa oled juba 90% vabanenud. Oma seda mõttemaailma ja psüühilist energiat, eks ju, seda teadvust ja alateadvust suudad seal nagu hoida arukuse ja hinge ja ülihinge kontrolli all, et see on juba vapsee. Aga niikaua, kui me nagu seda ei suuda, niikaua me siis jah, oleme nagu treeneri käpa all, eks ju, pühakirjad ja head eeskujud, vaimsed õpetajad ja nemad siis ütlevad, vastad ajale kohale tingimustele, minu tüpaažile, vaatad, mis tüüp on, missugust järgmist sammu teha ja mis praktikat iga päev siis teha, et elam vähem nagu selles miinimumvormis olla ja jõuda maksimumvormi. Spiritualistide kokakool Arno Lauri alandlikul juhendamisel. Noh, sööd toitu, kui sa kokakooli lähed, siis see õpetaja seletab, noh, ma olen ka käinud kunagi kokakoolis Vene ajal, tegin isegi ära eksamid. See oli huvitav kogemus, kuna mulle ainuke motivatsioon oli Vene ajal välismaale põgeneda. Siis keegi tuttav oli Hiiu kaluris ja siis ütles, et tee kokapaberit, saad laeva peal, et siis saad välismaad näha ja noh. Vähemalt näha, ma ei mäleta, kas mul oli eesmärk põgeneda, aga vähemalt näha välismaad vist oli, see oli vist põhiline. Ja siis, kui siin õpetaja sulle seletab, siis toit, millest ta koosneb, mis ainetest, kuidas seda kokku segada, eks ju, et oleks maitsev toit. Ja meie jaoks ka siis, et maitsev elu, täis ilu ja entusiasmi, et millest ta koosneb, see, kui võtta sümboolselt, et ta on selline, noh, ta võib olla magus toit, aga ta võib olla ka selline toit, mis ei anna sulle head elamuste pärast on seedimishäired näiteks. Et noh, põhilist on nagu 3 komponendist. Noh, mina kui sinu kokaõpetaja räägin ise endale ja teile, et üks on see, mis hing tahab, teine on see, mis mõistus mõtleb ja 3 on see, mis meeled ja keha nõuab. Et nagu 3 siis põhilist nagu laua peale tuleks panna, nagu köögilaua peale, et aru saada, et see toit, kui ta nagu maitsev, ütleb, et oli maitsev, et siis et vaatad need 3 komponenti, mõtled, okei, keha, et päris palju on vaja teadmisi, et mis komponendid sinna kehale, tervislik toitumine, mis on tervislik toitumine, kuidas toituda, eks ju, kelle valmistatud toituda. Noh, et oleneb su teadusest, eks ju, kui sa seda üldse ei tähtsusta, siis on nagu tänapäeval on, eks ju, profülaktika on halb ja siis inimesed arvavad, et kui ma haige olen, siis olen arstitädi juurde, muidu elan, kuidas tahan, eks ju. Et noh, toitu öeldakse, mõjutab tegelikult meiesuguseid kehaga samastavaid hingesi ja noh, ka psüühilist energiat ja B-energiat, ega toit transformeerub mitte ainult füüsiliseks jõuks või vitaalseks selliseks energiaks, vaid ta mõjutab ka meie psüühikat. Noh, kui inimesed tavaliselt lihtne inimene ka, ta ei mõtle sellest võib-olla või see, mis ühiskonna on ja kodusharjumused ja mis poes on ja ostame, kuidagi laeme täis ennast nagu. Noh, ühesõnaga terve suur maailm, tänu millele me siis suures osas kannatame. Lihtsalt füsioloogiline aspekt või siis meie kokakooli siis esimene komponent. Füüsiline kehahoide tervises. Muidugi see kõik harrastamine, hügieeni ja käimine ja kõik need asjad ka. Aga kuidas siis füsioloogia meid mõjutab seda toidu tulemust, maitse tulemust. Siis on mõttemaailm, mõistus. Mõistus on ju aktiivne, ta ei maga tegelikult. Ja seal, mis sa seal, mida sa vaatad, mida sa kuuled, kellega sa suhtled, mida sa raamatut loed, meedia, internet, siis hakkab seal kõik hakkab käima nagu. Ja niimoodi käib, kuni seal alateadusse jäävad asjad ja sellest moodustub sinu võib-olla maailmapilt või depressioon või rõõm või illusioon või mingi sügavus, et on transcendentaalsed teadmised, vaimsed teadmised, mis on nagu kõrgemal mateeriast ja siis materiaalse maailma teadmised, kuidas sinna koolitatakse ja kuidas sa tööoskuse täiendad ja suhtlemisoskust ja kõike, eks ju, kõik vajalik. Ja 3 on hing, et hinge kohta on kõige vähem, et ei ole ühtegi maailmas ülikooli, on uhked ülikoolid, mis räägiks siis atmast, Jiva atmast. Vedad räägivad 5 praanat hoiab, et on antimateriaalne, seal kõrval on veel eriti nagu ulme, et tavalisel inimesel nagu piisavalt on tõestus, eks ju, instituute, kus räägitakse reinkarnatsioonist, kus inimesed sünnivad ja räägivad mingid eelmiste elude lugus ja kus seda saab kontrollida, on mindud kohale, et ma ei tea, mis üle 1000 loo vist dokumenteeritud, mitte religioosne mingi liikumine, aga lihtsalt vist kas 1 või isegi 2 instituuti pidi olema, kes on uurinud siis reinkarnatsiooni inimeste, nagu nad mäletavad eelmise elu, siis minnakse kohale ja komisjon leiavadki selle koha ja tänava ja
seal võib-olla sugulased ja kes on elus ja ühesõnaga hing ja mis on selle hinge nagu pointi ja mis on siis üldse toitainete ahela hierarhia. Näiteks ju hing, antimateeria, mõistus, peenmateeria, füüsiline, eks ju, jämemateeria, kuidas need siis kokku, kuna me oleme sellises olukorras, kui me need kokku ei sega või valesti segame või madala kvaliteetselt segame, siis see toit, see üldtoit või see elu maitse, sa võid korraks lüpsta sealt välja läbi väikse viina, eks ju, selle illusiooni, aga pärast on veel hullem.